tere, mina olen Magnus ja me räägime Vana-Rooma arhitektuurist. Rooma vanimad ehitised meenutavad etstruktide ehituskunsti, mis oli roomlastele suureks eeskujuks. Arhitektuuri arengule said määravaks ehitustehnilised uuendused, eriti lubjamördi laiaulatuslik kasutuselevõtt. Lubjamörti saadi kivikribu, vulkaanilise tolmu ja vee kokkusegamisel ning oli väga vastupidav. Samuti kasutati ehitamise juures ka põletatud telliseid. Tellised olid levinud ja neid kasutati teede, sildade, akveduktide ja hoonete ja müüride ehitamisel. Roomlased kasutasid nii savi kui ka betoontelliseid, mida toodeti koha peal ning need olid sageli mõõdetud standardsete suurustega. Need materjalid võimaldasid rakendada ehituste juures võlvimistehnikat. Vana-Rooma ehitajad olid väga osavad ja kogenud käsitöölised. Nad kasutasid erinevaid ehitustehnikaid, sealhulgas kivide lõikamist ja töötlemist, telliste valmistamist ning ehitiste ehitamist. Ehitajad olid spetsialiseerinud erinevatele valdkondadele, nagu näiteks krohvimine, freskomaalimine ja arhitektuuriline kujundamine. Nad töötasid sageli koos arhitektide ja inseneridega, et luua suurejoonelisi ehitisi, nagu amfiteatreid, basiilikad ja termid. Nende oskused ja teadmised on jätnud jälje Rooma impeeriumi pärandisse, mida me tänapäevalgi imetleme. Metall nagu raud ja pronks kasutati konstruktsioonides, sealhulgas kaartes ja talades samuti kaunistustena. Kasutusel olid ka looduslikud kivid nagu marmor ja graniit, mida kasutati templite ja monumentide ehitamisel, andes neile luksusliku välimuse. Marmorit kasutati sageli kaunistustena sammaste skulptuuride ja siseviimistluses, eriti templites ja paleedes. Lisaks peamistele materjalidele kasutati ka vaha, kipsi ja klaasi erinevates ehitusseadmetes ja dekoratiivsetes elementides. Oli ka puit, kuigi puit ei olnud Vana-Rooma ehituskultuuri peamine materjal, kasutati seda siiski erinevates ehitustöödes, näiteks katuste ja vahetalade konstruktsioonides. Roomlased olid ehituskunstis ühed võimekamad, väljendas seda läbi paljude ehitiste, mis pakkusid nii silmaelu kui ka praktilisust. Üks kuulsamaid neist oli Colossium, mis asub otse Rooma südames, saades oma nime Nero Colossi järgi, mis paiknes seal lähedal. Rajatis, mida hakati ehitama 72 aastat peale Kristust, on maailma suurim amfiteater, tõustes kuni 50 meetri kõrgusele ja mahutades 50 000 pealtvaatajat. Selle ehitamisel kasutati lubjakivist telliseid, mida ühendati raudklambritega. Colossium oli 4-korruseline, millest esimesel 3 oli kokku 240 kaart. Samuti oli Colossiumil mitmekümneid sissepääse ning palju erinevaid müüritud käike ja ruume. Järgmine hea näide oleks Pantheon, mis on ainuke täielikult säilinud Vana-Rooma ehitis. Antiikaja jumalate templit hakati ehitama 115 aastat peale Kristust ja kannab alates 1791. aastast nime Pariisi Pantheon. Rajatise silmapaistvus väljendub just detailides ja eripärades, nagu viilkatusega sammaskoda, mitmeid jumalaid kujutavad sambad ja siseruum, mida valgustab avaus suures kuplis 43 meetri kõrgusel. Neil kahel ehitisel on unikaalne arhitektuur, mis iseloomustab hästi Vana-Rooma ehituskultuuri ja tarkade ehitajate nutikust. Samuti on need rajatised inspireerinud kaasaegseid arhitekte ja insenere. See paneb tõesti mõtlema, kuidas tol ajal inimesed selliste kunstiliste ehitistega üldse hakkama said. Rooma arhitektid kasutasid valdavalt betooni ja ehitasid templeid, amfiteatreid, monumente, sildu, drenaasisüsteeme ja täiendavat infrastruktuuri, mis aitas kaasa uute linnade loomisele. Rooma ehituskultuur on jätnud püsiva jälje tänapäeva arhitektuuri ja ehituskultuuri ning selle mõju saab näha nii arhitektuurilises elementides kui ka infrastruktuurilistes lahendustes. Rooma arhitektuur on enim tuntud kupli, võlvi ja kaari arhitektuuri tehnikate valdamise poolest. Seda mõjutasid etruski kunst ja disain, samuti Kreeka arhitektuur ja skulptuur.